Tere kõigile! Me alustame siin siis paneeliga, kas loodusvärvid on moes. Minu nimi on Kertu Palginõmm, ma olen kunstiajaloolane ja ma esindan siin täna Tartu Ülikooli ja Euroopa Horisondi projekti Color for Crafts. Ja see paneel tegelikult ongi saanud inspiratsiooni just nimelt sellest rahvusvahelisest projektist. Seda projekti juhitakse tegelikult Helsingi ülikoolist professor Riikka Räisäneni poolt, aga mina kuulun siis sellesse Tartu Ülikooli naiskonda, mida siis omalt poolt juhib Riina Rammo, Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor, kes on täna siia paneeli ka kutsutud. Ja siis kutsusime me siia veel tekstiilikunstnik Jaanika Solmani, kes siis osaleb siin paneelis ka praktikuna. Ja selle teadusprojekti kohta tahaks öelda seda, et see võtab kokku nii minevikku kui tulevikku. Et ühest küljest vaatab ta tagasi minevikku, et millised olid tekstiili värvimise praktikad ja tehnikad ja meetodid ka siin Läänemere regioonis, millega just siis Tartu Ülikooli naiskond tegeleb. Teisest küljest vaatab see siis tulevikku, kuidas me võiksime võib-olla nendest vanadest praktikatest õppida või siis genereerida uusi praktikaid, mis võiksid olla jätkusuutlikud. Nii et ta vaatab korraga nii minevikku kui ka tulevikku ja täna meil on kindlasti sellest juttu. Ja selle loodusvärvide temaatika puhul võib-olla tänases vestluses õnnestub meil ka natukene võib-olla teatavaid müüte kummutada, mis on ka loodusvärvidega seotud, et mis puudutab nende kasutusele võtmist või nende loodussäästlikkust või selliseid teemasid me tahaksime ka täna siin käsitleda. Aga kõigepealt ma annan sõna siis Riina Rammole ja küsin tema käest seda, et millised on need sellised teadustulemused, mis praegu on Color for Craftsi raames siis Tartu Ülikoolis nii-öelda meieni jõudnud, et mis on need praktikad, mis olid siin Läänemere ruumis kasutusel võib-olla, millest me varem isegi ei teadnud. Tere kõigile ka minu poolt. Kas te nüüd kuulete? Ja. Okay. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen arheoloog, nagu Kertu juba ütles. Ja mõnes mõttes võib-olla kummaline, et on sellisel üritusel inimene, kes tegeleb kauge minevikuga. Aga nagu öeldud, olen ma osaline sellisest väga interdistsiplinaarsest ja huvitavast projektist, kus minevik peaks andma uusi teadmisi või tööriistu tuleviku tehnoloogiate väljatöötamiseks. Sest nagu teada, see tekstiilide värvimine on tekstiili tootmise juures üks võtmeküsimusi, kui me räägime looduse reostusest või üldse keskkonna saastatusest, et siis siin oleks väga palju, mida annaks muuta paremaks. Ja väga tore, et kui pilgud pöörduvad minevikku. Kui nüüd rääkida sellest, mida Tartu Ülikooli rühm täpsemalt teeb, siis me kuulume siis sellisesse väiksemasse rakukesse, kes tegelebki selle mineviku uurimisega. Ja me oleme keskendunud just Läänemere idakaldale, sellepärast et siinsed nii-öelda kohalikud värvimispraktikad või teadmised, meetodid, taimed, mida on kasutatud, et neid ei ole väga palju uuritud siiamaani. Ja just me loodame leida siis midagi uut ja põnevat. Mida me siiani oleme teinud? Ma ei tea, kui paljud üldse teate mineviku värvimisest. Et tegelikult inimene on alati tahtnud olla värviline või luua endale värve, mida kasutada. Ja seepärast on need tekstiilivärvid olnud kasutuses juba kiviajast peale. Et Eesti alal me sellest ajaloost väga palju ei tea, sest meil lihtsalt ei ole materjale säilinud. Aga praegu me võime öelda, et ilmselt osati siingi juba mitu tuhat aastat tagasi neid tekstiilivärve kasutada. Kahjuks see teadmine või praktika on läinud aja jooksul kaduma ja sellest hetkest, kui on hakatud seda üles
tähendama, siis on see juba tegelikult olnud kadumas niimoodi, et väga palju on nuputamist ja mõistatamist. Aga me keskendume siis näiteks sellistele materjalidele ja tehnikate uurimisele, mis ei kasuta peitsaineid. Et sellepärast võib-olla te teate, et loodusvärvid ei ole tegelikult ju iseenesest midagi, mis oleks kuidagi ohutu või väga keskkonnasäästlik. Kõik oleneb sellest, kui suures mastaabis neid kasutatakse. Sellepärast, et peitsained on siis need ained, enamus loodusvärve on peitsvärvid ja peitsaineid on vaja selleks, et see värvimolekul, mis taimest tuleb või siis ka loomast, kinnituks tekstiilikiu külge. Ja need peitsained on sageli metallisoolad, mis on siis tegelikult ka mürgised. Nii et seega ka loodusvärvidega värvimine tekitab mürgiseid jääke. Teine asi on see, et see kasutab päris palju vett, kuna see värvimine toimub veekeskkonnas. Seega jällegi kõik sõltub ju mastaapidest. Ja kolmandaks, kui koguda värvitaimi, siis on ka minevikust küllalt näiteid, kus kui nõudlus muutub väga suureks, on lihtsalt mingisugused taimed ära korjatud. Niimoodi, et see ohustab teatud liike ja elukeskkondi. Ja sellepärast me keskendume ka sellistele praktikatele, mis näiteks ei kasuta peitsaineid ja neid on meil siit omaenda minevikust täitsa võtta. Sellepärast, et värvaineid saab ka teistmoodi tekstiili külge kinnitada, et oleneb taimest. Aga näiteks ka kui mädandada natukene mingisuguseid üks vana retsept, millest on ka meil projektis väga palju juttu olnud, et kui paakspuu koored mädandada nagu mõnda aega, siis neid punaseid värvaineid tekib palju rohkem ja nende kinnitamiseks tekstiili külge ei ole vaja tegelikult peitsaineid. Et see oli näiteks üks päris lahe selline eksperimentide rida, mis me oleme teinud ja täiesti nagu meie enda juured tegelikult. Jah, et tegelikult võib-olla jah, see, kui korraks veel üle korrata ühte sellist väga olulist mõtet, et meil on võib-olla see mõte, et loodusvärvid võiksid päästa kohe maailma, eks ole, ja nende kasutuselevõtt võiks väga palju muuta ja muudabki iseenesest. Aga lihtsalt see, et kui seda peaks tegema tööstuslikus koguses, seda sama asja, et siis tegelikult see ei ole ka kahjuks loodussäästlik. Ja see tekitab sellise omamoodi nõiaringi, et see toob kaasa nii probleeme veekasutuses, probleeme loodusele, eks ole, taimedele ja nii edasi, sellist üleekspluateerimist. Et see on võib-olla selline üks moment, mida tahaks siin üle korrata. Ma annaks nüüd ka sõna Jaanika Solmanile ja tekstiilikunstnikule Võrumaalt ja temal on hästi huvitav hariduslik taust, mis on kokku toonud aianduse ja tekstiili. Et võib-olla sa räägid oma sellisest lähemast kokkupuutest taimedega ja taimetrükiga. Tere! Mina olen siis tegelenud taimedega enam kui 10 aastat. Ja see sai alguse Maaülikoolist, kui ma õppisin aiandust. Aga see oli nagu täiesti teine maailm. See oli intensiivpõllumajandus, suured, ma ei tea, väetiste müügid ja nii edasi, millele keskenduti. Aga ühel hetkel hakkas mind hoopis huvitama loodusvärvimine ja tekstiilid. Ja kui minu juurde jõudsid inimesed, et ma jagaksin enda teadmisi ka nendega, siis tundsin, et mul on vaja ka seda tekstiilitausta, nii et ma läksin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse seda külge endas nii-öelda täiendama. Ja nende aastate jooksul olen ma tõesti aru saanud, et meie Eesti loodus on väga rikkalik, väga värviline. Ja kui seda säästlikult kasutada, siis me näeme neid detaile ja saame sealt nagu palju rikkamaks iseenda jaoks. Ja minu juurde jõuavadki iga aasta võib-olla isegi päris mitusada inimest, kes tahavad ka seda näha, et milleks on meie lehed,
puud ja ma ei tea, ka juured võimelised. Mina küll enda töös kasutan nii-öelda neid peitsaineid, aga kuna mina olen ikkagi sihuke väike kunstnik, ma olen tõesti, võtan ennast kui kunstnikku, sest siis need mahud on üsna väikesed. Ja tulevikus oleks küll väga põnev, kui ma saaks osadki need mineraalsoolad välja jätta. Aga see kindlasti ka sõltub sellest tehnikast, mida mina kasutan või keegi kunstnik kasutab siis. Et alati ma tunnen, et tulebki lähtuda sellest tehnikast või mida sa saavutada tahad. Ja hästi tore on tegelikult näha, et selle aasta Estonia Fashion Festivali disaineridki on järjest rohkem hakanud kasutama loodusvärve. Küll võib-olla mitte nii, et terve kollektsioon oleks taimedega värvitud, aga mingid detailid. Ja mul on küll tunne, et nagu meie tulevik sõltubki nendest pisikestest detailidest, et me alustame detailidega, aga ühel hetkel võib-olla me saame nagu mastaape suurendada. Ja nii see tulevik üles ehitataksegi. Võib-olla ongi selline huvitav hetk, et küsida, et kuidas selline jätkusuutlikkuse arendamine näeb teaduse poolt välja ja disaini poolt, et kas loodusvärvid on rohkem moes, eks ole, ja nii teaduses kui disainis. Ma nüüd sellele moe küsimusele päris ei oska vastata, sest minu jaoks nagu moodisid ka mitmeid, et nagu me eelmine paneel just rääkis, et seda valikuvabadust on ju tänapäeval ikkagi päris palju ja eks me saame kõik oma otsuseid teha. Aga ma seda Jaanika juttu küll kommenteeriks natuke, et minu meelest on väga äge see, mis Jaanika teeb ja et siin ongi nagu vaja selliseid mitmeid tasandeid, et üks asi on see, et me peame neid käsitööoskusi hoidma elus ja isegi edasi arendama. Seega kui kunstnik või moelooja loob loodusvärvidega päris nagu ka ütleme vanu meetodeid kasutades, vanu peitsaineid kasutades, vanu tehnikaid kasutades, uusi asju tänapäeva inimeste jaoks, siis on ka see vajalik, sest see teadmine ja oskus peab kestma edasi, arenema, et see võiks olla elus. Et see on ka tegelikult selle projekti üks oluline aspekt on ka hoida seda mineviku pärandit ja anda sellele nii-öelda uus elu selles tänapäeva ühiskonnas. Aga teine tasand on tõesti see, et kuna inimesi on tänapäeval nii palju ja see moetööstus lihtsalt on nii röögatult suur, siis loomulikult me ei saa neid vanu tehnikaid tõsta otse tänapäeva maailma ja hakatagi taimedega värvima, sellepärast et siis ilmselt need taimed kaoksid ka täiesti ära. Et siin tulevadki appi meie projektis keemikud, tekstiilikeemikud, tekstiiliinsenerid, kes siis arendavad seda meie kogutud teadmist, mida me minevikust ja loodusvärvidega eksperimenteerimisest saame. Näiteks kui me leiame mingisuguse molekuli, et siis seda saab laboris arendada edasi niimoodi, et sellest saaks luua uue ja tõhusama värvaine, mis on tegelikult nagu molekuli poolest seesama, mis looduses ja mille tootmine võiks olla ka biopõhine. Et need ei ole päris loodusvärvid, aga näiteks meie üks partner, Prantsuse firma Pili, toodab praeguseks juba täiesti ka teksatootjate jaoks sellist värvainet indigot, mis ei ole sünteetiline indigo, vaid mis on mikroobide elutegevuse tulemusena, mikroobid toodavad indigo pigmenti, indigo värvi. Ja see on nii-öelda see biopõhine üks meetod, mis on ja selle käigus, selle protsessi käigus kaotab ka see indigo natuke oma mürgisust. Sellepärast, et sünteetiline indigo on üsna mitte väga loodussõbralik värvaine. Et selles mõttes, et see oleks nagu see tulevik, kuidas see mineviku ja kuidas minevik ja loodusvärvid saaksid aidata tulevikku. Või näiteks, et paakspuu koores annab selle punase värvi emodiin ja ka see on selline tore molekul, mida saab muuta
ja mida saaks tulevikus kasutada ka tööstuslikus värvimises. Ja kindlasti ma arvan, et loodusvärvid on alati moes ja ma loodan, et jäävad ka ja saavad veel rohkem, tulevad moodi. Kas sa tahad, Jaanika, täiendada seda mõtet? Mul tuli ma ootan ära, et undamine lõpeb. Aga selle tootmise koha pealt, et värvitaimede nii-öelda tootmine, et tõesti, et suures mahus kasutades võib see mingid liigid võib-olla välja süüa või hävitada, aga mis ma olen ise nüüd näinud ja ka mõelnud, et näiteks ma ise värvin päris palju sibulakoortega ja hästi põnev on näha, et nüüd on ka müüjad on toonud müügile näiteks ongi sibulakoore pulbri või siis erinevate puidukoored, et mis on jäänud järgi näiteks kuskil saekaatri jääk, et mitu valdkonda on kokku saanud, et toiduainetööstus, sibulakoored ja puidutööstus, siis need puukoored, et mitte need ei lähe kuhugi, ma ei tea, ahju otse, vaid vahepeal ta teeb siis selle ringi, et läheb hoopis võib-olla kangale kellegile. Aga eks see on ka, mahtudes on küsimus jälle. Ja mis ma veel mõtlesin, et ma ise küll kujutan ette, et meil siin piirkonnas on hästi tore, kui me saame teada, et mis on meie need põhivärvained, mida meie võiks kasutada, sest ühest taimest võib saada ju terve palleti kokku. Et ei peagi võib-olla olema meil siin piirkonnas 100 erinevaid värvitaimi, mida kasutada, vaid piisabki 5, mida siis kas võib-olla isegi kasvatada või siis mingil määral looduses korjata. Et see ei pea olema tohutu värvipallett, on ju, mis üks annab mitmeid toone. Et selline arendus on ülioluline ja et me teaksime, kus need värvid on tulnud, mida tasub korjata ja mida ei tasu. Jah, nii sünteetiliste kui loodusvärvide puhul on ju tegelikult see probleem, et hästi suur veekasutus liitub sellega. Et see on üks põhiasi, mis on problemaatiline ja nende värvijääkide paiskamine siis ka reovette, mis sisaldavad siis raskemetalle või muid tervist kahjustavaid kemikaale, et see veeprobleem on hästi suur ja siis ka see CO2 emissioonide pool on hästi suur. Ja need lahendused, mis siis ka Colorful Craftsi projektis on, proovivad just tegeleda selle veekasutuse probleemiga näiteks või ka selle CO2 emissioonidega ja proovivad siis leida näiteks veevabasid lahendusi ja nii edasi. Aga ma küsin Jaanika käest, et kuidas sina püüad adresseerida neid küsimusi, näiteks seda veekasutuse küsimust või muid küsimusi oma praktikates, et kuidas sul, et kas sa kasutad näiteks vihmavett vahetevahel oma töös või kuidas sul kas sa oled arendanud näiteks mingisugust praktikat, et võimalikult vähe seda ressurssi kasutada või kuidas sellega on? Kui ma kunagi alustasin, siis mind tõesti üllatas, et kui palju võtab vett üks pesumasina täis pesu. See oli niimoodi, et me kolisime maale. Kolisimegi Võrumaale sellepärast, et mina saaksin enda taimedega värvida. Ja esimene kord, kui ma pesin seal oma kangaid, ma tõmbasin kaevu tühjaks. Ja tuli välja, et üks pesumasina täis pesu võtab 80 liitrit, aga sa pesed ju neid kangaid läbi tegelikult mitu korda, eriti puuvillast kangast, sest ta tuleb tehasest või tootmisest. Ta on täis masinaõli, mustust, ta on laos seisnud, ta on transporditud ja see pesemine ühest korrast ei piisagi alati. Nii et lõpuks ma ei pesnud pesumasinas, vaid ma keetsin siis äkki
no ikkagi 60 liitrit vett läks, et ma saaks selle 3 kilo kangast ära pesta. Et see on juba see toorkangas ise mõjutab seda, palju mul vett kulub. Ja kui ma suvel teen laagreid inimestega, siis mul on esimene küsimus alati nii-öelda sellele laagri kohal, et kui palju teil vett on kaevus. Ma tegelikult ei taha kaevuvett kasutada, sest see on ju ikkagi puhas joogivesi. See on niimoodi, et et kas me saame seda vett kuskilt vihmavee kogumissüsteemist. Näiteks Peipsiveerel oli see, et me saime, 3 päeva peale kulus meil äkki oli 1 kuupmeeter vett. Kuigi meil oli palju kangaid ka. Ja või siis tuleb see kuskilt tiigiveest, nii et me saame siis sealt kasutada. Et kuigi ma alati proovin niimoodi, et võimalikult vähe, et me kasutame ühte vett mitu korda ja mul ka need eeltöötlemisretseptid on niimoodi, et ma kasutan kõik need peitsained viimse tilgani ära, mul ei jää mitte midagi alles. Aga kõige raskem koht on see pesemine. Just, et enne töötlemist pesemine ja siis, kui kangad on ka ära värvitud, siis on vaja ju pesta. Nii et sul on kogu aeg vaja pesta. Et ideaalis mul võiks olla kunagi oma väike töökoda, kus mul on nii, et ma kogun näiteks katuselt vett, mis läheb suurtesse tsisternidesse, maa all on mul tsisternid, mul on juba plaan peas olemas. Siis tuleb ja siis on teised, mis puhastussüsteemiga, et kus ma siis kogun seda võib-olla pesuvett, et mida saaks ka äkki mitu korda kasutada, et oleks ringlus. Et tõesti see vee probleem on see võib-olla üks põhilisi, mida ma ka proovin oma peas ja tegelikult mitte ainult oma peas, vaid ka päriselt lahendada. Ja ma olen väga tänulik, et eelmine aasta, kui ma osalesin omamood etendusel, siis me saime täita ka jätkusuutlikkuse tabeli ja küsitluse, et kus siis sai tõsiselt läbi mõelda just enda need ausalt valukohad, et kuidas sul need jäägid tekivad. Ja siis ma hakkasin vaatama, et okei, et kas või see pakendid, et kui mul midagi kuhugi saadan, et need pakendid on ka ju jääk või tõesti see vesi või elekter. Mul läheb tegelikult palju ka kulub elektrit. Et võib-olla nüüd ma ka töötlen kangaid niimoodi, et ma ei kasuta elektrit. Varem ma keetsin kangaid, aga nüüd ma ei keeda neid enne. Et sellised väiksed asjad mõjutavad minu protsessi ja eks ma tunnen, et ka see töö on järjepidev, et kuigi ma olen 10 aastat sellega juba tegelenud, see on olnud läinud nagu nipsti. Ma pole vahel mõtlen, et alles ma jõudsin selleni, juba on 10 aastat läinud, ma olen ikka alguses. Et võib-olla 10 aasta pärast ma olen siis järgmisel levelil, et võib-olla ma 10 aasta pärast ei kasuta vett enam nii. Oleme koostöös teadlastega leidnud mingid uued lahendused, et nagu sa enne ka rääkisid, et tulevad mingid uued tehnoloogiad. Et kui minusugused katsetajad siin omaette pusivad, et hästi tore, kui ongi, me saame mingite teiste ekspertidega kokku ja jagame neid teadmisi ja sisendit jagame. Jah, võib-olla ma selle kohta kohe küsin Riina käest, et kui meil on Colorful Craftsi raames, eks ole, sellised uued meetodid ja võimalused ja mida arendatakse nii edasi, et millised on need takistused tegelikult, et nende rakendamisel, et milliseid sa oled kohanud seal projekti raames? Sellele on väga raske minul vastata, sest olgem ausad, et see on see keemiameeskonna teema, millest ma saan aru, et üks kõige keerulisem on uute selliste meetodite väljatöötamisel see, et laboris võivad asjad õnnestuda väga hästi, sest need on väike skaala või selles mõttes väikeses mahus. Aga teine asi on see, et kui me räägime, et need asjad, et uued meetodid peaks jõudma tööstusesse ja tegema elu päriselt paremaks, siis see kõige raskem ongi sellest väiksest skaalast jõuda selle suure tootmiseni.
et need tehnoloogia toimiks ka, et noh, et ütleme, sa teed 10 liitriga laboris, see toimib, aga et see toimiks seal 500 liitriga kuskil tööstuses, see on see kõige raskem hüpe, et jõuda selleni, et see tulemus oleks ka usaldusväärne, sest tootja tahab tegelikult, et see tulemus oleks usaldusväärne, et see oleks alati ühesugune, et see oleks odav. Et me ikkagi ei saa me ei saa üle ega ümber sellest, et tootja on loomulikult huvitatud sellest, et see toode oleks pigem nagu odav, sellepärast et siis ta leiab sellele ka ostjaid. Et noh, see ongi see lõputu ring, et ühest küljest me jõuame ka selle tarbimise teemani, et tarbijad võiksid olla teadlikumad oma valikutes. Siin eelmises paneelis oli ka sellest juttu, et noh, kui palju meil on seda valikut tarbijana ja kas see teadlikkus aitab paremaid otsuseid teha. Ma usun tegelikult, et aitab, et mina olen küll hakanud selle projekti käigus päris palju mõtlema just selle värvimise poole peale, sest Eestis ju meil on viimasel ajal ikkagi väga palju hakatud rääkima materjalidest, et kas see ja tootmisest, just selle 3. maailma tööjõu kasutamine ja kõik muu, aga värvimine, tekstiilide värvimisele kuluv või tekstiilide värvimisega seotud problemaatika on sellest kuidagi hästi välja jäänud, et sellest nagu väga ei räägita. Et see teadlikkuse tõstmine kindlasti aitab ka teha paremaid otsuseid. Teine asi on muidugi see, et tootjad, et jõuda nagu tootjateni, et tootjad hakkaksid ka pakkuma teistsugust valikut, et noh, see on nagu muna ja kana küsimus, et kumb on enne. Et kas see, et sulle pakutakse valikut ja sa teed teadlikke otsuseid või see, et sa hakkad nõudma ja siis sulle luuakse ka see valik, et see on nagu see lõputu teema. Jah, et siin on 2 poolt, eks ole, et üks asi on see, et justkui tarbija võiks olla teadlikum, nõuda ja tahta midagi paremat, eks ole. Teine asi on see, et ülevalt alla, eks ole, et on mingisugused regulatsioonid, mis nii-öelda siis ettevõtjatele näiteks mõjuvad. Aga tihtipeale me ju puutume kokku, et kui me räägime nagu materjalidest, et siis kui me ostame midagi, eks ole, siis materjalid reeglina on kirjas kuigi see on ka natukene selline hämar ala alati, et kui on mingid segud ja nii edasi, et noh, et see on ka see küsimus, aga värvide kohta meil ju absoluutselt mingisugust infot ei ole, see on väga läbipaistmatu olukord. Ja ma olen isegi kuulnud selliseid lugusid, et on tehtud näiteks analüüse teatud kiirmoe kollektsioonidele ja nende analüüside tulemusele on kutsutud terve kollektsioon tagasi nii-öelda, et kuna need tulemused on lihtsalt niivõrd halvad. Aga see on väga läbipaistmatu, et sellest me tegelikult liiga palju ei tea ja see pool kindlasti võiks areneda. Aga tegelikult on ju, kui me räägime näiteks loodusvärvidest, et mis on näiteks veel nagu mingisugune takistav asjaolu ka loodusvärvide puhul, näiteks kui me mõtleme näiteks nende pesukindluse peale või pleekimiskindluse peale või kuidas sellega on, et kas on ka mingi teatav? Ja, sellest on ka päris palju juttu olnud, sest kuigi teatud loodusvärvid on üsna pesukindlad, siis nad ei saa mitte kunagi, neid ei saa võrrelda sünteetiliste värvidega, mis on nagu kordades võib-olla pesukindlamad. Ja tänapäeval üks asi, mis on ka projektis palju välja toodud, on see, et tänapäeval, kui sa tahad luua toodet turu jaoks, siis sa pead läbima ka igasugused pesu ja hõõrdumiskindlused värvi osas. Ja need standardid on välja töötatud tegelikult juba väga ammu ja sünteetilistele värvidele mõeldes. Seega isegi, kui sa tuleksid turule sellise looduspõhise, mitte loodusvärviga, aga looduspõhise värviga või värvimislahendusega, siis ta võib natukene saada kehvad tulemused nendes skaalades, sest ta ei saa võistelda mitte kunagi selle sünteetilise värviga. Aga siin on tegelikult üsna lihtsad abinõud, sellepärast et näiteks sa ei pea pesema oma riideid ju, ma ei tea, seal 40-50 kraadiga, sa võid ka pesta 30 kraadiga. Et siit algab ka see tarbija käitumine, et sa lihtsalt ei pese nii kuuma veega näiteks. Ja sellised teemad, et kuidas see ja need pesuvahendid on ka tänapäeval välja töötatud suuresti just nimelt lähtuvalt sünteetilistest värvidest. Kui nende nagu seda keemilist koostist muuta,
ja teha nad natuke pehmemaks loodusvärvide suhtes, siis ka see aitaks päris palju, et loodusvärvid oleksid tõesti moes ja täiesti arvestatav valik sünteetiliste värvide kõrval. Jah, võib-olla siin ma küsingi teie käest mõlema käest, et kui me jõuame nii-öelda sellisesse omamoodi selle paneeli finaali, et mis see lahendus siis on, eks ole, et sünteetilised värvid on problemaatilised, loodussõbralikud võivad olla ka problemaatilised suures skaalas, et kus need lahendused tegelikult on, et mida me siis nii-öelda teha saame ja kas loodussõbralikkus või jätkusuutlikkus jääb ainult niši asjaks või et ma küsin teie mõlema käest selle kohta. Ma arvan, et seda tasakaalu võib-olla ei tasugi otsida. Et ta võib esialgu, ma arvan, et need loodusvärvid jäävad ikkagi paratamatult siia nii-öelda nišitooteks. Ja see on üks valik lihtsalt. Et mida on võimalik valida inimesel. Ja omas kogemusest või see pesukindlus mõjutab, kui ma tahaksin tooteid müüa. Aga siin on oluline kindlasti ka loojal või disaineril läbi mõelda see, et mis taimi tema kasutab, mis värve ta kasutab, mis kangaid ta kasutab ja kuidas ta neid kinnitab. Ja tarbija poole pealt siis, et kuidas ta on valmis nende kangaste eest hoolt kandma. Ja see on nagu koostöö, et see nõuabki suuremat koostööd võib-olla kui need sünteetilised masstoodangu rõivad. Et läbimõeldumad käitumist. Ja ma arvan, edaspidi me saamegi lihtsalt üksteist harida ja nii-öelda koos edasi minna. Et neid probleeme siis kas siis lahendada, leida uusi väljundeid. Ja ma näen, et tegelikult see loodusvärvide tootmine või kasutamine rõivaste värvimisel on täiesti võimalik juba ka suurematel skaaladel, kui see minu on ju, ma ei tea, mõnikümmend kilo on ju. Sest et on tekkimas väikesed värvikojad üle maailma, väljaspool idamaid, kes tõesti kasutavad juba värviekstrakte, mis on kohe mõeldudki kangaste värvimiseks ja nad kasutavad ka suuremaid masinaid. Aga seal on alati jälle see teema, palju see maksab. Raha on ju, et aeg, raha ja võtt. Ja see on kõik ressursimahukas. Ja kas tarbija on siis nõus selle kinni maksma? Kuigi paljudel on ka see süsteem, et inimesed saadavad oma rõivad üle maailma siis sinna väiksesse värvikotta kokku ja siis värvitakse kõik need näiteks 100 rõivast ühte värvi. Et see ongi see koostöö, kogu aeg on koostöö, et siuksed väiksed asjad saaks toimida. Ja mis ma veel mõtlesin, on see, et loodusvärvide puhul on ka see, et näiteks kui kasutada ka selliseid värve, mis ei ole nii pesukindlad, kas või võtaks näiteks kurkum. Ei kannatada seda pesu ega valgust väga, aga samas tal on omistatud mingid siuksed raviomadused. Ja siis aeg-ajalt inimesed teavad, okei, see ei püsi mul siin kanga peal, aga ma saan saata selle üle värvimisse, sest see on minu tervisele ikkagi kasulik. Et see on jälle selline teine vaatenurk, et nagu keha ravimine läbi kangaste. Ja kui sa oled sellest, see on sinu siuke vaatenurk, siis sa ka lepid sellega, et see kulub maha. Jah, ma olen täitsa nõus, et koostöö on selles mõttes kõige võti ja minu arust ongi hästi tore, et see projekt on ka avanud minule täiesti uudse sellise perspektiivi, et ma näen, et nende probleemidega tegeletakse, et väga suured spetsialistid tegelevad selliste probleemidega ja püüavad välja töötada lahendusi ja kuigi
see, ma saan ka sellest aru ja ma tean, et muutused ei toimu järsku. Muutused ei toimu kunagi niimoodi järsku ja see eeldabki sellist koostööd ja siin on nii palju lihtsalt neid, on tarbijad, tootjad, teadlased, kes töötavad uusi meetodeid välja, ressursid, kõik väärtused, mis parasjagu ühiskonnas nii-öelda valitsevad, et mis on armastatud värvid, kas tahetakse väga kirkaid ja eredaid värve, mida looduses tegelikult ju ei saa. Et see kõik moodustab sellise väga suure terviku, mis on omavahel väga keeruliselt seotud ja seda ongi raske muuta, aga kuskilt peab ju alustama. Et sellepärast mul on väga hea meel selle projekti osaline ka olla, sest ma loodan, et selle tulemusel võib-olla siiski jällegi me suudame liikuda sammukese võrra päris lahenduste poole, et asjad muutuksid natuke rohelisemaks tekstiilitööstuses. Et võib-olla niisuguse positiivse tooniga lõpetaks selle. Ja. Ma tahan kommentaariks öelda seda, et ma päris sellega ei nõustu, et loodusvärvide kasutades ei saa kirkaid toone. Väga, ma olen näinud ja ise saanud ka tõsiselt nagu neonkollased ja mis püsivad. Võib-olla nagu testidest ei lähe läbi, aga vähemalt nii-öelda kodukasutajana püsivad päris kenasti aastaid, et ma olen ka nagu üllatunud, et ossa raks, et kui ma saan nagu siukseid toone Eestimaa loodusest, et mis siis veel näiteks troopikas saab või et keegi peaks võib-olla seda, eks nad nüüd uurivadki, et selleni on ka jõutud, et neid toone on võimalik saada sealt loodusest kätte. Et ma arvan, et loodusel on palju rohkem meile pakkuda, kui me isegi praegu siin aimata oskame. Mina vähemalt usun seda. Jah, selles on sul muidugi õigus. 2026 jaanuaris avaneb Eesti Rahva Muuseumis näitus, mis võtab kokku selle sama projekti Color for Crafts tulemused. Ja sinna on siis kokku toodud nii need minevikupraktikad, indikoga värvimine, kõik see mädandamise protsess ja meetod, millest Riina rääkis, et saab siis informatsiooni nende minevikupraktikate kohta ja seal on ka see tuleviku ja innovatsiooni osa selgitatud, siis mis need erinevad praktikad on, mida see konkreetne projekt pakub. Ja siis meie jaoks oli hästi oluline selle näituse juures tegelikult küsida endalt ka siis seda, et kui ma olen lõpptarbija, eks ole, ja ma olen selles läbipaistmatus maailmas, ma olen selles sünteetiliste värvide maailmas, eks ole, kus ma ei saa sellelt sildilt kunagi teada, millega see on värvitud, kas see on kahjulik, eks ole, ja kõik muud sellised teemad. Et mida mina siis tegelikult teha saan? Mis need asjad on, need lihtsad asjad, mis ma teha saan? Et võib-olla ma küsin seda siis Riina käest, et mis me välja mõtlesime seal, et mis need sellised lihtsad, ma võin seda ise ka kommenteerida, et need olid need lihtsad teemad, mille peale me tulime, et mida mina siis saan teha. Siin oli täna juba sellest juttu. Ma saan oma rõivaid pesta madalamatel temperatuuridel, selleks, et nende värvikindlus püsiks. Jah. Ma saan siis pehmema pesuainega pesta oma pesu, et ta värvikindlus püsiks, kui ta juba on niimoodi värvitud, nagu ta on, eks ole. Ma saan kasutada teise ringi rõivaid, et ma ei osta neid juurde, eks ole. Ma saan oma rõivad viia teisele ringile, eks. Ma saan loomulikult tähelepanu pöörata ka sellele, et võib-olla ma vaatan tekstiilikunstnike pool, kes on juba, eks ole, selliste loodussõbralike värvidega värvinud, eks. Ma saan teoreetiliselt, kui ma olen väga initsiatiivikas ka ise värvida, eks ole, kui loodussõbralikul moel ennast kurssi viia, eks ole, või siis ka juba neid rõivaid, mis on oma värvi kaotanud, näiteks kuidagi värvida uuesti või värskendada, eks ole, et need on need sellised mõtted, mida me nagu mõtlesime, et võiks kaasa anda inimestele, kui nad sellelt näituselt ka siis lahkuvad, et Ja see ülevärvimise teema on ka hästi huvitav, et tuleviku tarbeks, et kui luuagi selline võimalus, et sa saad oma nii-öelda riideid värskendada aeg-ajalt, et see oleks päris võib-olla lahe isegi ja see võiks olla väärtus omaette.
seda tõesti kasutatakse, seda võimalust, ülevärvimise võimalust juba nii-öelda kasutatakse. Et meil küll vähem, et noh, isegi minu juurde on jõudnud mõned nii-öelda kasutatud rõivad, et värvi üle. Seal on jälle see materjali teema. Et kas ta on siis monokiu, et millest see kiud koosneb või ta on segu, et seda ei tea siis kunagi, et eriti kui on sildid ära lõigatud. Aga ma tean Ameerikas, nüüd mul ei tule selle väikse vabriku nimi meelde või väikse töökoda, millest me juba enne rääkisin, et saadetakse, inimesed saadavad enda vanad rõivad kõik üle värvimisse. Ja iga kuu on erinev värv. Näiteks üks kuu on sinine värv, teine kuu on punane värv, kolmas kuu on kollane värv ja siis kõik saadavad üle riigi kokku oma kleidid, kampsunid, sokid, ma ei tea, püksid ja nüüd värvime see kuu kollaseks teie rõivad. Ja see on tegelikult hästi tore, et see on nagu annab jälle uue elu sinu vanadele rõivastele. Aga seal on üks asi, need tarbijad peavad olema leplikud, nad peavad arvestama võimalusega, et see värv tuleb igal kangal erinev. Ja mina olen selle 10 aasta jooksul töötades loodusvärvidega muutunud ikka ülimalt leplikuks. Ja ma olen muutunud väga kannatlikuks ja mind inimesena harinud, sest et need loodusvärvid ju alati muutuvad. Eriti kui sa nopid neid kuskilt siin Eestimaa põllu pealt, et siin juunikuus tuleb sellest kaseleest üks asi, üks värv, augustis tuleb juba teine toon. Et on nagu nii erinev, maikuu ja august on hästi erinev. Või siis on nii, et üks päev on üks toon ja teine päev teine toon ja siis mina pean sellega lihtsalt leppima. Et sünteetika puhul on üks retsept, üks asi, ma võin aastast aastasse samamoodi panna. Ja sul on see kood, annab sulle täpselt sellele koodile vastava värvi, et päris selle loodusvärvidega värvimise puhul see on alati ootamatu, võib olla natuke ootamatu, mis sealt tuleb, mis ongi tegelikult tore. Et seegi võib olla omaette see lisandväärtus, et kõik sõltub sellest, kuidas me seda hindame. Jah, nii me lohutame ennast. Ja see on meie lohutus, et nii peabki olema ja areneme. Jah, võib-olla sellise lõpuküsimusena ma küsikski sellise lootuse kohta. Et meil oli selline paneeli pealkiri, et kas loodusvärvid on moes, eks ole. Et me teame, et ka sel aastal Estonia Fashion Festivalil on kollektsioonid, mis on loodusvärvidega värvitud osaliselt, eks ole, ja teaduses tegeletakse, et üks võimalus seda, kas loodusvärvid on moes, küsida ka, et kas loodusvärvidel on lootust. Et ma küsin teie mõlema käest. Kindlasti on, et ma ütlen, et see projekt on minusse natuke lootust süstinud ja loodusvärvidel lootust, et juba seegi näitab, et kui meil on siin Fashion Festivalil need kollektsioonid ja see on omaette väärtusna välja toodud, siis on kindlasti inimesi, kellele see pakub huvi. See ei pea kindlasti kõikidele huvi pakkuma, aga nii kaua, kui neid huvilisi on ja ma ütleks isegi see loodusvärvide vastu, see huvi hetkel Eestis kasvab kindlasti. Et kui vaadata koolitusi ja nende täituvust, siis praegu ma vaatan pigem lootusrikkalt tulevikku. Jah, mina täitsa ka nõustun sinu mõtetega, et mina olen ka näinud seda arengut. Kui ma alustasin, siis ma olin nagu selline üksik imelik inimene kuskilt metsas tegi midagi kummalist. Ja kui ma läksin oma toodetega või koolitusega ka välja, siis ma ikka, mis asja? Et miks sa sellist asja üldse teed? Aga enam ei ole seda küsimust. Sest et see on teadlikkus muudkui kasvab ja inimesed näevad ka võib-olla praktilist väljundit. Ja teine asi, lihtsalt loodushuvi kasvab. Et selle taga on ka see, ma arvan, et inimestel on selles kiirustavas maailmas on tekkinud tunne, nad tahavad lihtsalt midagi muud.
midagi maalähedast ja midagi sihukest käega katsutavat ja võib-olla kui ma ütlen, et näed, see ühel hetkel, et näiteks see, ma ei tea, kollektsioon on mul värvitud, ma ei tea, määndatud koortega, on ju, see tekitab kohe mingi uue emotsiooni. Võib-olla see mäendamine nagu ei ole nii atraktiivne, aga noh, selle kindlasti võiks mingi huvitava peenema nime välja mõelda, on ju. Ja või näiteks lepakoored kinnituvad tänu päikesele. Ja, no. See on nagu päris ilus selline ka loomine, mis tänapäeval kindlasti ka kõnetab inimesi. Et mina näen küll jah ka sellel tulevikku, kuigi ma arvan, et see lihtsalt läheb vaikselt samm-sammuga ja vähehaaval, aga ma olen elus tähele pannud, et need asjad, mis lähevad ka aeglaselt, mitte ei lähe niimoodi suure pauguga, need jäävad kestma. Et sellepärast mul on ka lootus, et see loodusvärvide huvi kestab ja kestab ja kestab ja kasvab teatud grupi inimeste seas. Võib-olla massidesse, no võib-olla leitakse mingi hästi lihtne tehnoloogia ja selle kallal töötatakse. Aga peaasi, et noh, jah, sellega jälle üle piiri ei minda, et võetakse, ma ei tea, hakkame kasvatama siis nüüd Eesti metsa asemel, ma ei tea, värvaineid, on ju, et võtame Eesti metsad maha ja paneme põllu asemele. No ma ikka loodan selle molekuli tasandi peale, et see tundub tegelikult kõige tõhusam praegu. Et laboris, et sa saad nagu seda molekuli töödelda ja kuidagi lihtsalt see tehnoloogia on nii-öelda loodussõbralikum. Nii et meie vastus on see, et loodusvärvid on moes, loodusvärvidel on tulevikku, loodusvärvidel on lootust. Et nüüd on aeg, ma arvan, küsimusteks, et kas on küsimusi meile? Kas keegi tahab midagi küsida? Kui sa ütlesid, et veekasutus on suur, sa mainisid, et sul on kogemus puuvillase kangaga. Aga kui oled sa proovinud ka teisi, et kas on erinev linase, viskoosi või on sul kogemusi teiste materjalidega? Ikka on kogemusi. Linane ja viskoos iseenesest on vähem, tuleb seda mustust välja. Et ma panen seda eriti tähele siis, kui ma puhastan neid poti sees. Et seal on väga suur vahe on tegelikult. Et kõige puhtam on tavaliselt linane kangas. Sellega ma saan kenasti ühe pesukorraga hakkama ja kõige siis määrdunum on puuvillane. Ja noh, loomulikult siid ja siis need teised, aga siin tuleb ka meeles pidada, näiteks villase puhul on täpselt samamoodi, see eeltöötlus on ju hästi suur. Jah, hästi suur, et kui sa hakkad juba kiudu puhastama, et iga kiuga on see omaette teema. Kas seal on see värvipüsivus on ka erinev nüüd? On sul see kogemus ka kindlasti, et kui nüüd ütleme seda kulumist ja siis pesemisel hiljem see loodusliku värvi kulumine, et kas seal on ka erinevus siis sõltuvad sellest looduslikust kangast? Erinevus on eeltöötlemisel, et villane ja siid on nii-öelda loomsed kiud ja puuvillane, linane, nemad on taimsed kiud ja neil on ka erinev nii-öelda retseptid, mida siis kummalegi kasutada, sest neil on juba see molekuli tasemel on nad erinevad ja siis ka see värvi, et värv kinnituks üldse kangale, siis tuleb see eeltöötlus teha erinevalt. Aga pärast, kui ma olen nagu nad ära kinnitan, siis nad püsivad mõlemal peal kenasti. Mul küll ei ole ei ole laborigi nii-öelda teste tehtud, aga see lähenemine on igale kangale tegelikult erinev ja sellest sõltub ka püsivus. Aitäh! Kas on veel küsimusi seoses loodusvärvidega?
Tundub, et vist ei ole. Ma loodan, et teil oli täna huvitav meie seltsis ja tulge siis külastage ka Eesti Rahva Muuseumis avanevat näitust Meie rõiva värvid, kohalik ja kauge. Aitäh teile! aitäh!